Kui sa tuleksid meiega kaasa, kas sul on kõik korras? Paul, kas sa saad mulle näidata, kus Amanda siin olles peatus? Raske on uskuda, aga naine, keda politsei otsib, Amanda Dean, on olnud kadunud juba üle 5 aasta. Siin siis? Amanda, Ella siin. Ja, okei. Kes veel? Kas Fred jäi siia? Fred jäi siia. Nad uskusid, sest sheriff ütles neile, et ta on ikka veel elus. Nad hoidsid sellest lootusest kinni. Kuis oli magamistuba? Kas sa tead? Seal taga? Mulle meeldib Amanda ja talle ka, jah? Okei, meil pole midagi halba öelda. Ta ei teeks kunagi kellelegi halba ja mina ka mitte. See on olnud meie perele laastav. Meie küsimus on, miks? See tegi südames väga haiget, sest see oli perekond, kes lihtsalt tahtis teada, kus nende kadunud lähedane on. Ja nad soovisid abi, aga nad ei saanud seda. Mis juhtus matkaautos? Amanda Dean oli 36-aastane 4 lapse ema ja ta kadus 11. juulil 2017. Tema perekond oli mures. See polnud nende moodi, et nad Amandast midagi ei kuule. Tema poisid käisid veel põhikoolis, kui ta kadunuks jäi. Ja tema vanim poeg Josh oli just keskkooli lõpetanud. 2017 aastal olin ma just saanud 18-aastaseks. Ma sain selle kõne. Me olime nagu šokis, et ta oli kadunud. Väikeses Kesk-Lääne linnas Collinsi, Ohio osariigis on väga ebatavaline, et keegi kaob. See on väga maa ja väga eraldatud piirkond. Seal on mõned põllumaad. Tead, seal ei ole tõelisi naabruskondi, majad ei ole üksteise otsas, midagi sellist ei ole väga tihe asustusega, vähe liiklust. See ei ole tegelikult kuritegevusega piirkond, kui nii võib öelda. Kui sa vaatad kuritegevuse aruannet, siis see saab turvalisuse poolest A-hinde. See on pisike maa-asula. Ja ometi selles kohas, kus kõik tunnevad oma naabreid, ei ole Amanda Deani kusagil leida. Ma sain 11. juulil sõnumi ja ma polnud teda juba paar nädalat näinud. Aga siis sain vennilt sõnumi, et Amandat pole majakeses. Ran on Freddie Emma. Fred on 34-aastane Frederick Rear, Amanda kauaaegne poissõber. Ta jätkas, et Amanda ei ole majakeses ja ma loodan, et temaga on kõik korras. Tema ja Fred lihtsalt ei olnud teineteisele määratud ja see pani mind valvsaks, sest ma mõtlesin, et ei. Mu õde ei läheks lihtsalt niisama minema. Ja siis ma teadsin, et midagi on valesti. Nii et on selge, et tema perekond on mures. Nad lähevad kohe ja teevad kadumisavalduse. 11. juulil teatas Shannon šerifi büroole, et Amanda on kadunud. Nad käisid Reeri kinnistul, kuid Fred ei olnud sel ajal seal. Nii et Fred ja Amanda elasid tema vanemate kinnistul. See on see koht, mida me varem kehakaamera salvestisel nägime. Ta elas majakeses, mis asub otse vanemate maja kõrval, samas hoovis. See oli pigem nagu väike hurtsik tegelikult. Majak oleks ilmselt ilusam öelda. Seal sees polnud ei tualetti ega midagi muud sellist. Seal polnud veeverki, nii et kui Fred või Amanda tahtsid tualetti minna, pidid nad minema Fredi ema majja. Seal oli üks tuba, elutuba, ja kui sisse astusid, siis seal oli nagu väike baar köögiala. See polnud isegi köök, vaid koht, kus ta sõi. Neil oli külmkapp, rohkem seal eriti midagi polnud, aga rohkemat ta ei tahtnudki. Ta tahtis oma asja ajada. Ta oli väga metsiku hingega. Amanda oli minu pisitütar, 3. tütar. Amanda oli lihtsalt ilus. Ja ta oli nagu laululind. Ta oli sõbralik, ta oli avatud. Ta on tõeline tulesäde. Ma nõustun sellega. Aga tal oli kindlasti palju energiat ja ta oli alati olemas, kui teda oli vaja millegagi aidata.
ja temaga ei olnud kunagi igav, see on kindel. Ta oli lõbus inimene. Ta oli väga lõbus. Iga kord, kui ta külla tuli, viis ta meid alati kuhugi. Mul ei ole tegelikult oma emaga ühtegi halba mälestust, nii et... Ja mul ka mitte. Need olid lihtsalt kõik head mälestused. Mul oli ainult mu ema. Mul ei olnud kunagi isa figuuri oma elus, nii et pikka aeg olime ainult mina ja mu ema. Lõppkokkuvõttes oli tema minu parim sõber. Nüüd elas Amanda vanim poeg Josh, algul Amanda juures ja siis oma vanaema juures. Tema 3 ülejäänud last elasid oma isa juures. See oli Amanda endine mees enne seda, kui ta astus suhtesse Frederick Reariga. Ma ei ole kindel, millal nad esimest korda kohtusid. Mulle öeldi, et nad käisid mingil hetkel, siis läksid lahku ja aasta või 2 pärast läks ta tagasi Fredricku juurde. Ma olin sel ajal veel väga noor laps ja me käisime seal. Fredricul on tütar, nii et mina ja tema veetsime koos aega. Tema mitteverbaalne autistist vend tuli ka meiega mängima. Kui Amanda kaob, siis loomulikult tekib küsimus, kas Frederick Rearil oli sellega midagi pistmist või vähemalt, kas ta teab, kus ta võiks olla. Nii et nad lähevad tema kinnistule. 12. juulil tahtsime kokku panna väikese otsingumeeskonna. Neid oli ilmselt 6-10, kes otsisid Amandat. Võtsin paar oma sõpra kaasa ja me kõik tormasime välja teda otsima. Nad tahavad otsida selle kinnistu lähedalt, kus Amanda elas koos Fred Reariga. Kuid sellel kinnistul on suur silt üleval. Reari kinnistul olid sildid üleval, sissepääs keelatud, rikkujad lastakse maha. 12. juulil, kui me sinna läksime, sest me olime šerifiga rääkinud ja talle öelnud, et paneme väikese otsingumeeskonna kokku. Ja ta ütles, et ärge minge kinnistutele, kuhu teid ei soovita. Nii et see improviseeritud otsingumeeskond külastab teisi naabreid, kes on veidi külalislahkemad. Ja just siis, kui nad seal väljas on, juhtub midagi märkimisväärset. Otsingu keskel saan ma kõne. See oli Huroni maakonna šerifi büroo. Ja nad ütlesid, kas te saaksite palun tulla šerifi büroosse? Meil on teavet teie tütre Amanda kohta. Ja me ei teadnud, mida me kuulma hakkame. See oli minu jaoks kõige pikem teekond, sest ma lihtsalt sõitsin sinna teadmata, mis sees ootab. See on 20-minutiline autosõit Collinsist, kus oli meie suvila šerifi osakonda. Kui rääkida Amandi emaga, tundus see nagu igavik. Nad jõuavad šerifi kontorisse ja hoiavad hinge kinni. Ja sa mõtled, jah, kõige hullemat võidakse mulle öelda, kui ma sellesse šerifi kontorisse sisse astun. Aga nii ei olnud. Nad ütlesid meile, et ta on üles leitud, ta on turvakodus ja tema eest hoolitsetakse hästi. Mitte miski muu ei olnud oluline. Tead, see ei olnudki oluline, sest ma pidin teadma, et mu tütar on turvaliselt. Aga see, mida šerif järgmisena ütleb, on üsna häiriv. Ta ütleb, et nad ei saa Amandaga ühendust võtta, et see on tema enda teha, kas ta võtab nendega ühendust. Ta võib koju tulla või oma perele helistada, kui ta soovib. Ta on täiskasvanu. Tema eest hoolitsetakse hästi. Kui ma kuulsin šerifit ütlemas, et temaga on kõik korras ja ta on väljaspool ohtu, siis ma olen väga optimistlik inimene, nii et ma uskusin tol hetkel kõike, mida nad ütlesid. Nii et ma mõtlesin lihtsalt, et okei, tore, temaga on kõik korras, meiega on ka kõik hästi. Tead, ta tuleb tagasi aasta või 2 pärast, kui ta on saanud abi, mida ta vajab. Sel hetkel me tegelikult ei teadnud, mis toimub, aga me olime lihtsalt rõõmsad, et meile öeldi, et ta leiti üles. See oligi see, mille üle me õnnelikud olime. Ma arvan, et perekond usaldas tõesti politseid. Neile öeldi, et tead, Amanda on turvakodus, et temaga on kõik korras. Ja seega tead, nad usuvad neid, sest see on politsei. Šerif lõpetab isegi vibujahi, nii et politsei ei otsi enam Amandat. Ja siis oli juhtum lõpetatud, kõik valmis läbi. Aastad mööduvad ja ma hakkan helistama turvamajadesse, et öelda, kuulge, ta on juba aastaid kadunud. Mis toimub? Ma hakkan mõtlema, et võib-olla see pole õige. See ei ole õige. Amanda ei tundunud üldse selline inimene, kes lihtsalt jätaks oma ema, õe ja lapsed maha, et nii teha. Nii et ta ei sobinud tegelikult sellesse, ütleme siis nii, normi, et ta oleks inimene, kes ei taha, et teda leitakse. See oli peaaegu nagu meile oleks öeldud, et ta ei taha oma perega ühendust võtta
ja see tegi haiget. Ja see teeb poistele haiget. Poisid on meil noored ja käivad koolis ning neile öeldakse, et su ema tuleb koju siis, kui ta tahab koju tulla. Kui ta tahab sulle helistada, siis ta helistab. See on valus. Aastate jooksul teeb perekond jätkuvalt kõik, et Amandat üles leida ja temaga ühendust saada. Ma saatsin Sheriff Corbinile nõudekirja elusoleku tõendamiseks. Kui ta ei suuda mulle näidata, et ta on elus ega tõestada meile, perekonnale, et ta on elus, siis peame uurimise uuesti avama. Ja ta ei tahtnud minuga rääkida. 2020 aastal palkasid nad eradetektiivi, et juhtumiga natuke tööd teha. See ei viinud eriti kaugele. Pere läheb Amanda sünnipäeval, jõulude ajal, šeriffi osakonda ja nad annavad neile Amandale mõeldud kaardid. Palun andke need Amandale. Ma ei tea, mis nende kaartidega juhtus. 5 aastat pärast seda, kui Amanda kadus, sellel perel sai lõpuks mõõt täis. 2022 aasta detsembris võttis Amanda Deani perekond ühendust Cleveland Missinguga. See on organisatsioon, mis seisab kadunud lähedastega perede eest. Kui Cleveland Missing sekkus, siis lõpuks keegi kuulas neid. Shannon Dean ja mina rääkisime tegelikult omavahel ja üsna kiiresti tõime pere Cleveland Family Centerisse ning saime nendega veidi aega veeta. Cleveland Missing hakkab plaani koostama, kui praeguseks on see väga ammu soiku jäänud juhtum. See saab olema uskumatult raske ülesanne. Õiguskaitse vaatenurgast anname teile siin juhtumi, mis on 5,5 aastat vana ning milles on palju puuduvaid osi. Ja kujutage ette, kuidas on proovida tükke kokku panna, kui palju asju on tegemata jäänud. On möödunud peaaegu 6 aastat nüüdseks, 6 rasket aastat sellest, kui Amanda Deani perekond temast viimati kuulis. Muidugi tema perekond loodab endiselt, et ta tuleb koju tagasi. Ja see on Amanda ema, Caroline Tokkar. Ja Caroline muidugi, sul on endiselt lootus, et me näeme Amandat veel kord. Me tegime selle pressikonverentsi ja tõmbasime sellele juhtumile palju tähelepanu ning tõime selle täiesti päevavalgele. Selle idee ja mõte oli lihtsalt info levitamine. Tol ajal olin ma Cleveland Missingu president. Nii et ma töötasin koos Silvia Coloniga selle juhtumi kallal ja püüdsin anda oma panuse ühenduslüli rollis õiguskaitseorganitega. John Majoy rollis kohaliku politsei ülemana võtab ta ühendust BCI-ga. See on Ohio kriminaaluurimisbüroo. Kui ma kohtusin Carolina ja Shannoniga, siis üks asi, mida me saime neile öelda, oli see, et BCI võtab nüüd juhtumi üle ja pisarad lihtsalt voolasid. See oli rõõmus, kuid samas tõsine hetk, sest lõpuks kuulas keegi neid tõsiselt. Kui Cleveland Missing sekkus, kui ülem John Majoy sekkus ja BCI kaasas, siis sai see uurimine tõeliselt uue hoo sisse. Amanda Keidus 2017 aastal, nüüd pärast peaaegu 6 aastat on BCI tema juhtumi uuesti avanud. Lihtsalt palvetame, et BCI leiaks need vastused meie jaoks, sest meie pere jaoks on see juba ammu aegunud. Ma lihtsalt ei suuda uskuda, kui palju nad on meie jaoks juba ära teinud. Avanud uksi, pakkunud ressursse. Amanda perekonnal on lootust. Ühel päeval saavad nad temaga taas kokku. Aga enne, kui perekond saab Amanda leidmisele lähemale jõuda, olenemata sellest, kas ta on elus või surnud, peab see uurimine sisuliselt tagasi esimese sammu juurde minema. Esimene asi, mida me tahame teha, on öelda, teeme kadunud isiku kuulutuse. Kellele peaksime paluma neil helistada? Aga Amanda polnud isegi kadunud isikuna kirjas. Kui šerif ütles perele, et Amanda on turvalises kohas, eemaldati tema nimi kadunud isikute andmebaasist. Clevelandi kadunud, tal olid flaierid, väga ilusasti tehtud flaierid Amandast, mida saime panna kohalikele kohtadele, et teda otsida, sest meie silmis oli ta ikka veel kadunud. Ja sellest hetkest alates hakkasid asjad kiiresti arenema. Küsimus pärast kõiki neid aastaid on, kas Amanda on tõesti turvalises varjupaigas või juhtus temaga midagi muud.
midagi hullemat. Nii et BCI läheb tagasi ja katab ala, mis esimesel korral sisuliselt tähelepanuta jäi. See hõlmab ka põhjalikku Reeri kinnistu läbiotsimist. Läbiotsimisluba anti 2023 aasta novembris, kui nad läksid kinnistule ja tegid seal kaevetöid. Nad tõid kohale ekskavaatorid, käsitööriistad, otsingukoerad ja käisid läbi kogu maja. Nad viisid läbi täieliku läbiotsimismääruse täitmise. Nii et nad otsisid tõendeid kuriteo kohta, mis võis juhtuda 5,5 aastat varem, mis on peaaegu nagu nõela otsimine 1000 heinakuhjast. Aga nad pingutasid tõesti kõvasti. Kui politsei küsitleb Frederick Reeri pereliikmeid, kes elavad endiselt selles majas, saavad nad võib-olla vihje. Kas Amanda tuli kunagi siia tagasi? Jaa. Ta oli, jah? Kus kohas? Matkaautos? Matkaautos, jah. Mis matkaautos juhtus? See juhtuski matkaautos? Jaa, okei. Kes seda tegi? Ja Polly oli isegi. Polly on Fredu Vand. Kui nad teda interveerisid ja küsisid, mis juhtus Amandaga, siis Polly käitus niimoodi. Jah. Ja nad kujutasid seda ette. Nii. Sest ta ei oska väga hästi rääkida. Ta on autistlik. Nüüd rääkisid uurijad mõlema perega ja siis said nad aru, et Amanda ja Reeri suhtes oli olemas otsustav tõend. Esitati politsei raport. Fred andis talle sinise silma. Mina olin see, kes teatas, et tal oli sinikas silma ümber, kui ta mulle sõnumi saatis ja mu kõneposti teate jättis. Amanda ütles, et ta ei soovi süüdistust esitada. Ta saatis mulle sõnumi, kui tal oli võimalus ja ütles, sa tegid olukorra natuke hullemaks, aga vähemalt nad teavad, mida ta minuga teeb. See oli tema jaoks justkui kergendus, nagu nüüd nad teavad. No. See ei paistnud siiski aitavat. Oli üsna selge, et Amanda oli perevägivalla ohver ja mind hämmastab, miks nad seda meest ei arreteerinud. Kas see oleks midagi muutnud? Me ei saa kunagi teada, aga võib-olla oleks see midagi muutnud. Amanda õde Shannon paljastab veel midagi, mis seab Fred Reeri veelgi tugevama tähelepanu alla. Fred viskas alati tema telefonid ära. Nii et tihti pidi ta ootama, kuni Fred magama jäi või teadvuse kaotas, et mulle sõnumeid saata või helistada. Ja ta ütles mulle, et kustutaksin selle sõnumi või ei saadaks talle tagasi sõnumeid. Ma kirjutan sulle hiljem, nii et ma pidin alati ootama, kuni tema mulle kirjutab. Ta proovis teda mitu korda maha jätta. Aga lõpuks läks ta alati tagasi tema juurde. Nüüd on neil uutel uurijatel selgem pilt Amanda elust aastal 2017. See on naine, kes oli kinni väga keerulises suhtes ja on olnud kadunud juba 6 aastat. Nad uurivad seda lahendamata juhtumit põhjalikult. Nad hakkasid alles pusletükke kokku panema ja said siis nimekirja võimalikest tunnistajatest. Inimestest, kellel olid vihjed või teave. Olgu, nii et oli üks tunnistaja, kes ütles, et ta käis Fredu majakeses. See oli 2017 aasta juulis ja ta nägi igal pool verd. Ta koristas segadust, verist segadust kaltsudega. Oli veel üks tunnistaja. Nad ütlesid, et ta põletas põletuskuhilat 4 päeva järjest. Ja et ta põletas Amandat 4 päeva järjest. Pärast seda, kui ta oli Amanda tükkideks lõiganud. Ta lõikas Amanda tükkideks. Ja ta võttis jäänused, need pandi ämbrisse ja viidi oja äärde. Oli kommentaar selle kohta, et ta pandi sinisesse tünni ja muud sellist. Ja tead, neid kommentaare ei saa lihtsalt kõrvale jätta. Kuigi otseseid tõendeid pole, on politsei kogunud piisavalt kaudseid tõendeid, et arreteerida Frederick Reer. Nad usuvad, et ta tappis ta selles hurtsikus, kus nad koos elasid. Puhastas kuriteopaiga, põletas madratsi, millel ta tappis, tükeldas tema keha ja seejärel põletas selle, et tõendeid varjata. Nii suutis BCI 1,5 aastaga teha seda, mida šerifi osakond kunagi ei teinud.
Fred Rerile esitati süüdistus. Aastaid pärast Amanda kadumist lähevad uurijad Reeride kinnistule ja võtavad Frederiku vahi alla. Start, Lorinda. Minu poeg. Ja. Kas sul on kingad olemas? Jaa, ma tea. Okei, mis toimub? Mul on sinu vahistamismäärus. Mul on mõned kingad. Asi läheb lõpuks sinnamaani, et miks sa ei jää siia korraks? Kas sul on midagi kausas? See on okei. Noh, mul on enda vahistamismäärus. Jaa. Ma küsisin, miks? Mis sa arvad, miks? Millest me oleme rääkinud? Näha midagi, mis oli toimunud ja töötada selle perega ning saada nii lähedaseks, kui mina olen saanud selle perega. Ja siis seda näha oli minu arvates lihtsalt väga sürreaalne. Mul on teie poja suhtes vahistamismäärus. Olgu. Siis helista tema advokaadile. Nii et? Kust kogu see teave siis tuleb? Aastapikkuse uurimise tulemusena. Ma arvan, et tema üldine hoiak oli selline, et teda ei jääda vahele. Tema üldine hoiak oli umbes selline. Ma pääsesin puhtalt tõesta ära. Ja kui kaua sa oled sellega tegelenud? 36 aastat. Millal kurat ma lõpuks pensionile saan minna? Mul on ikka veel lõbus. Sul on lõbus või? Sa tapad mind? Ma saan haiget. Olgu, Fred, vabandust. Tule nüüd. Mis puudutab perekergendusohet, siis see oli nagu öö ja päev. Istusid pingel ja äkitselt tead, kõik see, mida olid aastaid ja aastaid lootnud, oli lõpuks juhtunud. See on midagi, see on vangla asi, mida nad seal teevad. Kui ta jõuab vanglasse, siis ta võetakse arvene. Selge? Uurijad ei lõpetanud kunagi Amanda Deani otsimist ja tänu Cleveland Missingule saab tema perekond vastuseid. Newburgh Heightsi politseiülem John Majoy oli nendega koos, kui tuli uudis, et tema juhtumis on tehtud arreteerimine. Kui uudis välja tuli, olid seal pisarad, olid naeratused. Olid kallistused ja anti ka 5. See oli lihtsalt tohutu mägi, mida tuli valutada ja nad olid selle mäe tippu jõudnud. Teine süüdistus on Amanda Deani keha tükeldamine. Count 3. Camper. See süüdistus puudutab madratsi põletamist, millel Amanda Dean 2017 aasta juulis suri. Count 4. See süüdistus puudutab Fred Reiri, kes puhastas verist sündmuspaika rätikute ja kaltsudega ning viskas verised voodilinad minema onnis või selle lähedal, kus Fred Reir elas koos Amanda Deaniga. See ei ole minu uurimine. Minu soovitus on, et konsulteerige oma advokaadiga. Tead, ta oli sellega aastaid pääsenud. Ta teadis, mida ta tegi. Ja nii, tead, ta kavatses mängida oma rolli, kui soovid, et varjata seda, mida ta oli teinud. Või vähemalt, tead, edu soovimine stiilis, proovige mind kinni püüda. Aga ta ei pruugi enam nii enesekindel olla, kui ta näeb tõendeid, mille politsei on kogunud. Ohio peaprokurör Dave Yost teatas sel nädalavahetusel, et süüdistused on esitatud. See saab olema tema süüdistuse ettelugemise istung, mõrva, surnukeha väärkohtlemise ja tõenditega manipuleerimise eest selles juhtumis aastast 2017. Tõendid näitasid, et ta tappis ta tükeldas ta põletas teda üle 3 päeva. Ja kui ta sai teada, et need luud ei lagune ära, siis otsustas ta võtta luud, visata need silla pealt jõkke või oja ja siis tead, asi ants. Nii et me ei saa teda kunagi koju tuua. Me ei saa teda kunagi korralikult matta, sest tema hoolitses selle eest, et meil ei oleks mitte midagi.
Kuigi perekond on rõõmus, et Rear on kohtus ja vastutab oma tegude eest, toob tema taasnägemine kogu selle valu tagasi. Kõik minus, see oli nii palju erinevaid tundeid. Ma olin kurb, ma olin endast väljas, ma olin äärmiselt vihane. Lihtsalt nähes seda inimest, kes seda tegi ja see oli viimane inimene, keda ta nägi. Ja see lihtsalt teeb mulle sügavalt haiget. Ma tunnen, et ta oli hingetu. Seal polnud midagi, nagu ta ei hooliks. Ta ei vaadanud isegi kellelegi otsa. Ma olen käinud igal eelkohtulikul istungil. Ma olen kõigest läbi käinud. Kui ma teda esimest korda nägin, nägi ta hull välja. Tal oli see suur, tihe habe. Ta nägi täiesti teistsugune välja, kui ma teda mäletasin. See oli raske, oli palju emotsioone. Ilmselgelt ei saanud ma talle midagi teha. Ma tahtsin, aga ei saanud. Ma nägin seda juba tema näost. Kui me teda esimest korda nägime, ei hoolinud ta üldse sellest, mida ta tegi. Nendes silmades polnud mitte midagi. Nad saavad meid kogu aeg kätte. Süüdistuse ettelugemise puhul, kas te olete teadlik süüdistustest, millega te täna siin silmitsi seisate? Mingil määral. Frederick Rear ei tunnista end süüdi üheski punktis. Ma arvan, et tema puhul on üsna tavaline kohe alguses end mitte süüdi tunnistada. Meie roll Clevelandis kadunute puhul oli perekonda ette valmistada, sest kui nad seda näevad ja mõtlevad, et ta ei tunnista end süüdi, siis tegelikult ta ju tunnistabki end mitte süüdi. Ta sunnib prokuratuuri oma juhtumit tõestama. Prokuratuuril on küll tugevad kaudsed tõendid, kuid neil puudub see üks asi, mis aitaks neil selle juhtumi kindlalt ära lahendada. Prokuratuur teadis, et kui neil pole surnukeha, teeb see nende töö 2 korda raskemaks või isegi raskendab süüdimist või otsuse saamist. Tapmise või mõrvasüüdistuse esitamine ilma surnukeha leidmata on väga raske ülesanne, kuid oli palju ülekaalukaid tõendeid, mis osutasid tema suunas. Selleks, et vältida keerulist kohtuprotsessi, kuid tagada, et Rear võetakse siiski vastutusele, kaalub prokuratuur talle kokkuleppe pakkumist. Aga kõigepealt tahavad nad temalt midagi saada. Nad tahavad ausat ülevaadet sellest, mida ta Amanda Deaniga tegi. Tead, Fred Rearile anti võimalus tunnistada ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et süüdistatav räägib prokuratuurile teatud asju ning neid ei kasutata tema vastu. Ja nii ta tunnistas, et ta põletas ühe mehe surnukeha, pani tema luud ämbrisse ja viis need siis selle oja äärde ning viskas need sillalt alla. Siis viis ta sinna, kuhu ta oja äärde pani ja rääkis, mida ta temaga tegi. Meil õnnestus sinna minna. Pere jaoks oli seal palju emotsioone, aga ma arvan ka, et seal oli natuke kergendust. Teate, neid valdas selline emotsioon, et see ongi see koht, kuhu Amanda jäänused sellesse oja pandi. Ja see oli omamoodi sürreaalne kurb hetk. Aga mul on väga hea meel, et nad said pere sinna viia ja seda nende jaoks teha. Teate, see andis neile taas väikese tunde, et asi on mingil määral lõpetatud, kui nii võib öelda. Selle Reari ülestunnistusega pakub prokuratuur talle seda kokkulepet. Arvestades seda, kui kaua see perekond oli pidanud seda traumat läbi elama ja nüüd peaksid nad selle kõik uuesti üles võtma ja tunnistusi andma, kas see on midagi, mida sa tahaksid läbi teha? Ja nii jõudsid nad kõik järeldusele, et nad toetavad siin kokkulepet. Mõrvasüüdistus, mille eest talle algselt süüdistus esitati, muudeti tahtmatu tapmise süüdistuseks. Ja lõpuks sai ta 2 süüdistust tõenditega manipuleerimises ning 1 süüdistuse surnukeha rängas väärkohtlemises. Nii et see kindlasti vähendas karistust. Aga ta tunnistas üles, et tappis ta ja ta ütles neile, mis kuupäeval ja mida ta tegi. 5. punkt, tahtmatu tapmine, esimese astme kuritegu, nüüd soovite end süüdi tunnistada. Rear tunnistas end süüdi 4 kuriteos, sealhulgas tahtmatus tapmises, tõendite võltsimises ja surnukeha rängas väärkohtlemises. Mõrvar, kes seisab nüüd silmitsi peaaegu 2 aastakümne pikkuse vanglakaristusega, Amanda Deani 36-aastase 4 lapse ema tapmise eest.
ükskõik kui palju aega või pingutust või mida iganes sa ütled, ei saa miski asendada seda, kui kuulad inimest, kes tappis su lähedase, lõpuks üles tunnistamas ja end süüdi tunnistamas. Süüdi tunnistamas, sest ta tegigi seda. See oli väga emotsionaalne, ma arvan, et kõigi jaoks ruumis. Ma arvan, et perekond tundis, et neil oli nii palju armastust, sest nii paljud inimesed, pere ja sõbrad tulid neid toetama. Tiini perekond oli pisarates, kui nad kuulasid, kuidas 42-aastane Frederick Riir tunnistas, et tappis oma tüdruksõbra Amanda Tiini 2017 aastal. Aga üks painev küsimus on endiselt vastuseta. Mis juhtus Amanda kehaga? Meil pole temast isegi ühtegi tükikest. Üldse mitte midagi. Nii et see on lihtsalt kohutav. Ei, see pole hea. See on lihtsalt nõme. Rearile mõistetakse karistus 5. jaanuariks, kuid tänane tulemus on võit Amanda Tiini perekonnale, kes pole siiani loobunud Amanda jaoks õigluse saavutamisest, mida ta väärib. Juhtum Ohios Frederick Riiri vastu 2024-0091. Oleme siin täna hommikul karistuse määramiseks. Austatud kohus, meil ei ole eriti palju Amanda Tiini salvestisi. Ma tahtsin, et te kuuleksite tema häält, kuuleksite, milline ta oli. Me ei näe teda enam kunagi, ei kuule teda enam kunagi, ei räägi temaga enam kunagi. Sa ei saa isegi hauale minna. Nii, et prokuratuur näitab videot Amandast, kus ta tähistab oma õe Stefani lapse sündi. Ma olen väga õnnelik ja liigutatud, et meil on uus beebi. Mul on uus väike õetütar. Nii et alati oli tore näha, kuidas ta kõndis ja naeratas. Oli alati õnnelik, ükskõik, mis tema elus ka ei toimuks. Ta hoolitses alati selle eest, et kõik teised tunneksid end hästi ja oleksid õnnelikud. Ta tahtis inimesi naerma ajada ja tal see ka õnnestus. Ma igatsen ka seda. Soovin kõike head. Kas me tahame sinust pilti teha? Mu kaunis. Ma kardan. Ma olen teinud kõik endast oleneva, et võtta Stefani ja tema beebi enda juurde. Kui enamik inimesi selles kohtusaalis on liigutatud, siis on üks erand. Kogu selle aja käitus ta lihtsalt nii, nagu teda ei huvitaks miski. See ajas mind nii vihaseks, kuidas teda lihtsalt mitte miski ei huvitanud. Aga nüüd on aeg, et perekond vaataks kohtus Amanda tapjale otsa ja ütleks talle, kui palju nad hoolivad, kui sügavalt nad seda tunnevad. Mul oli raske midagi öelda. Ma pingutasin. Ma olin vihane ja ei teadnud, mida muud öelda peale selle, et ta on kohutav inimene. Ma sain lihtsalt nii vihaseks, et ma ei suutnud enam rääkida. Sa tapsid ta, sa tükeldasid ta ja põletasid tema kallist keha päevade kaupa. Kõik hoidsid käes pilti Amandast. Kõik, see kohtusaal oli rahvast täis. Istekohti polnud, ainult seista sai. Inimesed seisid taga ja igal ühel oli pilt Amandast. Ja ma küsisin ühelt perelt, miks? Miks oli nii oluline, et Amanda oleks selles kohtusaalis nii kohal? Ja nad ütlesid, et me tahtsime, et viimane asi, mida Fred Riir sellest kohtusaalist lahkudes näeb, oleks Amanda. Teie au, ma seisan täna teie ees Amanda Tiini emana. Amanda oli minu 3 tütrest noorim. Ta oli minu beebi. Viis ja pool aastat uskusime, et ta tuleb koju. Kahjuks saime hiljem teada, et ta ei tulegi kunagi koju. Ta oli veidi närvis, aga ma ütlesin talle, et see on sinu võimalus öelda seda, mida oled tahtnud öelda. Sest kaua aega on ta öelnud, et me tahame, et maailm teaks. Me tahame, et maailm tunneks Amandat. Me tahame, et maailm teaks, mis juhtus Amandaga. Ja nüüd on sinu võimalus. Fred Riiri. Ma ei suuda isegi kirjeldada seda, kui palju sa ära võtsid, kui tapsid mu tütre. Sa võtsid ta meilt kõigilt ära.
4 poega peavad elama ilma oma emata. Miks, Fred? Miks? Me ei saanud ühtegi osa oma tütrest koju tuua. Meil ei jäänud midagi. Me ei saa teda korralikult matta. Ma ei oska isegi kirjeldada, kui valus see kõik on. Ma ei kujutanud kunagi ette, et kaotan oma õe nii vara. Ma igatsen sinuga rääkimist, Amanda. Igavik on katki. Fred ei võtnud ainult Amanda elu. Ta hävitas ka meie elu. Ma ei saa kunagi rahu, ma ei tunne end kunagi terviklikuna ja ma kannan alati endas seda viha ja kurbust. Tema surm ei olnud õnnetus. See ei olnud haigus, see ei olnud veider õnnetusjuhtum. See oli külmavereline mõrv. Seda tegi puhas koletis. Mul oli terve jutt ette valmistatud, aga ma loobusin sellest viimasel hetkel ja hakkasin talle ette heitma, et ta ei hooli. Ta ei näita üles mingit kahetsust selle eest, mida ta on teinud. Ta käitub nii, nagu teda ei huvitaks üldse siin olla. Kui ma sinna sattusin, oli ta tõbras. Ta kohtles halvasti mitte ainult mu ema, vaid ka mind. Ta ei näinud kunagi, kuidas keegi meist lõpetas kooli. Mu vennad käisid veel põhikoolis ja olid gümnaasiumis esimesel kursusel. Ma olin just lõpetanud. Ta ei saanud sellele tulla. Ta ei saa ka meie pulma tulla. Ta ei saa näha ühtegi oma lapselast, kui meil endal kunagi lapsed sünnivad. Mul on juba mõned olemas, mul on lapsed. Ta ei saa seda näha. Ta väärib kõike, mis talle osaks saab. Mul ei ole tema suhtes mingit kahetsust. Ma ei ole talle andestanud. Ma ei tea, kas ma kunagi andestan. Riik kordab seda, mida te täna ohvritelt kuulsite ja palub teil mõista süüdistatavale vanglakaristuse. Teie au, ma teadsin, et perekond palub maksimaalset karistust ja ka riik. Ma ei hakka siin istuma ja vaidlema tingimisi karistuse või minimaalse karistuse üle. Ta tunnistas üles, mida ta tegi. Ta võttis vastutuse kuritegude eest, millele ta end süüdi tunnistas. Need on kuriteod, mille ta pani toime. Seega väidaksin, et õiglane ja õigustatud karistus oleks 8 aastat, arvestades juba kantud vangistusaega. Aitäh! Kas süüdi tasub öelda? No? Ma ei ole kindel. Tahtsin lihtsalt öelda, et mul on kahju Teani perekonna ees. Vabandan oma pere ees, mul on kahju ka kogukonna ees. Ja aitäh teie aukohus. Ma hindan teie, teate küll. Kui hinnata siirust skaalal 100, siis ma paneksin selle umbes -50 peale. See oli parimal juhul vaid fassaad. See oli ülbe. See ei tulnud südamest. Seal ei olnud kahetsust, ei olnud mingit süümepiina, ei olnud mitte midagi. Kohus määrab järgmise karistuse esimesele punktile tõendite võltsimine, 3. astme kuritegu. Kohus määrab 2 aasta pikkuse vanglakaristuse. 2. punkti eest surnukeha ränk väärkohtlemine, 5. astme kuritegu, 1 aasta pikkune vanglakaristus. 5. punkti eest tahtmatu tapmine, 1. astme kuritegu, määrab kohus 9 aasta pikkuse vanglakaristuse. 6. punkti eest tõendite võltsimine, 3. astme kuritegu, määrab kohus samuti 2 aasta pikkuse vanglakaristuse. Kohus määrab need karistused järjestiku kandmisele kokku 14 aastat. Kokku 14 aastat. Ja see oli kokku 6. See tundub nagu kerge karistus selle eest, mida see mees Amandale tegi. Tappa kedagi ja siis tema keha moonutada. Teist inimest tükkideks lõigata ja tulele panna. See on teistsugune kurjus. See polnud õiglus. Igaüks teine oleks saanud palju pikema karistuse. Ma ei saa sellest aru. Amanda ei saanud õiglust nii, nagu ta oleks pidanud saama. See ei ole õiglane, see ei ole õige. 14 aasta pärast saab Fred Rare vanglast välja. Ülem John Majoy ütleb, et ta on ohtlik. Ta on tapja, ta on külmavereline tapja ja ta väärib vangistust. Aga nagu sellest veel vähe oleks, lisab Frederick Riier solvangule viga juurde. Nüüd kõik, mis ületab lepingu. Me palume kontakti külastust tema ema ja isaga. Ma jätan selle otsuse šerifi teha. Mis puudutab asutust, siis jätan selle nende äranägemise hooleks. Kui ta küsis,
kas ma võin oma emalt kallistuse saada? See tähendas, et mu õde ei saa enam kunagi oma ema kallistada. Miks tema peaks saama oma ema kallistada? Ta palus seda kõigi ees. Aga Frederick Reer ei pruugi viimast sõna saada. Niipea kui Fred järgmisel päeval kohtuotsuse sai, tulid paar uurijat Pinellase maakonnast Floridast teda küsitlema seoses teise kadunud isiku juhtumiga. Tegelikult on Reer praegu 2 Florida lahendamata juhtumi peamine kahtlusalune. See 2018. aasta kadunud isiku juhtum ja 2020. aasta endise äripartneri surm. Mis puudutab Amanda lugu ja tema perekonna õiguse otsinguid. Õiglus, siis ka see pole kaugeltki lõppenud. Mul on väga suur au töötada koos 2 meie osariigi esindajaga uue seaduse kallal. Loodetavasti muudetud seaduse kallal. Ja see on, ma lasen neil sellest rääkida, aga see puudutab surnukeha ränka väärkohtlemist. Nüüd, mis puudutab surnukeha ränka väärkohtlemist, siis selle eest, mida ta tema kehaga tegi, saab Ohios maksimaalselt 1 aasta vangistust. Ja see on Amanda perekond, kes praegu võitleb selle nimel, et seda karistust muudetaks, et see oleks kuni 8 aastat vangistust. Me nimetame seda Amanda Deani seaduseks ja loodame selle seadusega karmistada karistusi, kui keegi paneb toime neid kirjeldamatuid vägivallategusid. See aitab selles olukorras, aga edaspidi, kui me suudame selle seaduse vastu võtta, siis me aitame. Kui ma täna sellelt töökohalt lahkuksin, oleksin lihtsalt tänulik, et mul oli võimalus neid mehi aidata ja nendega tuttavaks saada. Ja ma olen lihtsalt tänulik, et mul oli võimalus näha, et inimene, kes vastutas Amanda surma eest, mõisteti süüdi ja talle määrati karistus. Ja jällegi, sa ei saa kunagi täielikku rahu, aga vähemalt said nad mingit teatud rahutunde, mis võimaldab neil oma eluga edasi minna. See on olnud meie jaoks võitlus, raske tõus juba 8,5 aastat. Tänu Jumalale, et oleme nüüd sellesse punkti jõudnud, aga Amanda auks on meil nii palju teha ja ma tean, et me suudame seda teha perena. Ma tahan, et tema lugu oleks avalik ja et inimesed teaksid, kui imeline ja ilus see tüdruk oli, kui armastav ta oli, tema naeratusest ja sellest, kuidas see tõi naeratused kogu ruumi. Ma tahan, et see aitaks tõsta teadlikkust kõigi seas, kes võivad sattuda perevägivalla olukorda. See, mis meie emaga juhtus, on väga kurb, aga ma ei taha, et keegi teine peaks seda läbi elama. Ma tahan, et inimesed teaksid, et alati on olemas väljapääs. Lõppkokkuvõttes, isegi kui meie ema ei leidnud väljapääsu, on alati keegi, kelle poole pöörduda, kellega rääkida ja kellelt abi saada. See on uskumatult kurb lugu, kuid samas ka inspireeriv. Kui mõelda Deani perekonna visadusele, vastuseid leida, kui mõelda nende ümber olnud inimestele, kes aitasid neil neid vastuseid saada. Võib-olla annab see mõnele teisele perele lootust, kes kogeb kadunud lähedasse valu.